Mähkmed Hagis esitleb Emmede klubi TV koostöös pereportaaliga perekool.ee. Juba raseduse ajal hakkame me huvi tundma, millist varustust meil beebile vaja läheb. Neid vajaminevaid ja võib-olla ka mitte nii vajaminevaid asju on tohutult palju. Tahaks oma väiksele printsile või printsessile parimat. Tulime ühte suurimasse lastekaupade poodi, et spetsialist saaks meid natuke selles valikus aidata. Tere! Tervist! Saab kuidagi abiks olla? Jaa, ma tahaksin rääkida ja uurida beebi esimesest põhilisest varustusest, mida on vaja, et see valik on ju nii kirju, et ma ei tea, võib-olla alustaks vooditest näiteks. Jah, voodid on nüüd mitut väga erinevat varianti. See nüüd on, milline on teie soov? No, võib-olla ma ei teagi kõiki valikuid, et võib-olla näidata, millised funktsioonid on. Ma näitaks teile, millised on funktsioonid ja siis saate ise otsustada, milline on teie jaoks see kõige parem. Kui beebi ära sünnib, tundub ta nii imetilluke, et kaob lausa võrevoodisse ära. Äkki on olemas ka väikeseid hälle või voodeid, kuhu väike beebi sisse sobiks? Ja on ka muidugi reisivoodite tüüpi, sellised pisikesed armsad voodikesed. See on küll juba armas. Ja ta on hästi sametine. Ja seda on lihtne kokku panna. Lähed maale, võtad kaasa. Laps magab oma esimeses voodis päris mitu aastat ja seega võiks see ka päris korralik olla. Vahest saame me selle nooremalt vennalt või sõbrannalt, aga kui me läheme ise poodi, siis mida võiks sellel valikul tähele panna? Et näiteks selline voodi. Nii. Siin on nüüd see, et te saate selle ühe külje alla lasta. Milleks see on? See on hea selleks, et kui ütleme, laps on väike, alles pisikene ja tahad teda välja võtta voodist, siis on hea. Siin pool on, kahel pool on nupud. Natuke tõstate. Nii, okei. Ja läheb see alla. Ja samamoodi on, ütleme, see madrats. Saab panna siit. Siin on nüüd olemas sellised kohad ja saate ülesse ja alla. Tõdab tervet seda põhja, eks ole? Tervet põhja läheb kõrgust, saate reguleerida. Et see on nagu väga hea. Jah, ilmselt väiksena ei tahaks teda nii põhjast võtta ja kui ta püsti seisab, siis ta peaks just olema. Siis ta peaks põhjas olema. Et on olemas sellised voodid ka, millel on nüüd pulgad eemaldatavad. Keskmised pulgad. Lapsel on hea, et ta läheb ise voodisse ja ise tuleb voodist välja. Aga see on nüüd selline, ütleme, eks ta on natukene nii, just. Ja panete enda voodi kõrvale. Ilmselt, kui ta on ka suur, suurem saab ta selle tavaliseks voodiks omal, eks ole? Jah. Esmapilgul võib meid köita voodite ilus välimus, toredad voodilinad või imeline baldahiin, kuid lapse seisukohast on siiski tähtsam praktilisus, millel ta täpsemalt magab. Ja võib-olla vaatame siis madratseid ja saate käega katsuda ise ka, millisest materjalist nad on. Et kõige esimene näiteks on siin kookosporolon Tatra madrats. Võtan ta välja. 3 kihti või kus see poroloon on siis vahel või? Poroloon on vahel. See pool, kui te siit nüüd käega katsute, see on nüüd Tatar. Ja, siin on jah sellised terad. Terad on sees ja võt see just ongi see, mis beebile ei ole väga hea alguses. Aga hiljem ta siis nagu hiljem saab panna ja see pool, kui te siit katsute, see nüüd on siis kookos. Aga tal on kookose kiht. Kiht, okei. Võt nagu selline asi. See nüüd on kookos, siin vahel on poroloon ja sellel madratsil on ka siin kookos. See jääb 2 kihi vahele. Vahel märkame keset tööd koos lapsega ja märkame, et voodi on märg. Selliseid asju tuleb lastega kindlasti ette, aga mismoodi siis oma madratsit kaitsta? Et kindlasti on madratsitel ka spetsiaalne hooldus. Mida kui mu mähkmed lasevad läbi, kui lutipudel läheb ümber. Niiskus ilmselt ei ole hea neile, eks ole? Vot jah, just hakkab elu toimuma selle madratsi sees ja pärast on pahandust kui palju. Et ma võin näidata teile ka, et on selline variant, sükene kattelina, mida saab panna ilusti siia peale. See siis ei lase läbi? Ta on selline hea asi, et ta on ühelt poolt on nagu kilejas. Jah, siuke vakstu moodi või jah? Just, et ja siia peale panete te veel oma lina. Kui te tihti reisite, on reisivoodi väga mugav lahendus. Ka neid on erinevaid. On selliseid lihtsaid, millel pole ühtegi lisa, aga on ka selliseid, millel on hunnik lisatarvikuid. Beebile kõrgem põhi, asjade hoid ja voodi küljes, sääsevõrk, avalapse väljasaamiseks, rattad ja nii edasi.
Tänapäeval, kui valdav osa peredest teeb palju sõita autoga, on ka auto turvavarustus ülimalt oluline. Nii, ja nüüd meil on siis ilmselt see kõige tähtsam. Lapse turvalisus. Turvahäll. Turvahällide ja toolide valik oli neil tõesti väga lai. Alustades lihtsatest turvahällidest, mille sangad on nüüd mugavamaks tehtud, et käe otsast tassida, lõpetades igasuguste lisafunktsioonidega, nagu näiteks hälli istunurga reguleerimine või istme laiuse muutmine. Ja lisaks siis kõik võimalikud mugavad pehmed lisasisud beebidele. Et on võimalik panna siis turvahäll ka raami peale. Et võtame lihtsalt kõige esimese seal raam. See on nüüd selline, et see on tavaline käru, kuhu sa saad panna juurde turvahälli peale. Kõik ühtede rataste peal. Ja? Kõik ühtede rataste peal, kui ütleme. Ja siia peale läheb siis see turvahäll. Niipidi. Alati niipidi. Ja panete siia peale. Käib selline klõps ära. Ja käis. Ma mäletan, mul oli küll ta keerkäru näol, et tal ei olnud sellist korvi, aga jube hea. Käid poes ära, panen siia, sa ei pea tassima seda rasket koos poekotiga pärast. Aga ilmselt nüüd kõige kirjum valik ja kõige keerulisem on ikkagi otsustada käru valikul. Minul oli küll raske, sa pidid nii suured uurimustööd tegema, et milliseid funktsioone neil on ja millised nüüd mulle sobivad või ei sobi. Jah, selles suhtes vankrite valik on väga-väga kirju. Et see kõik algab nüüd sellest, et inimene teeb kodus mõtlemistöö ära, millist vankrit tal mis vaja. Mis ta tahab üldse? Jah? Et on olemas nüüd nagu ütleme see vanker, mis siin on, mis on üleviidava sangaga. Et kui teil on vajadust, te saate selle sanga üle viia. Siis on see, et laps saab rahulikult magada. Või ringi vaadata. Ja ringi vaadata. Ja ilmselt kui päike paistab, tuul puhub, saad kõik ümber. Et on jah, et kas ema näeb või ei näe, et paljudel on see. Ja on rattad, mis on 4 suurt ratast, millega on, ma arvan, et talvel, meie talvel. Läbi lume. Läbi lume, väga hea minna. Ja muidugi on olemas ka väiksemaid rattad. Aga nendega nüüd ütleme suvel on kindlasti suvele mõeldes rohkem on need paremad. Kas on topelt, ütleme paarisrattad või ilma. Neid kärusid on ilmselt erinevates suurustes, kaalukategooriates, erinevaid funktsioone, et mida ma peaks tähele panema, mida ma peaks enda jaoks läbi mõtlema? Läbi peaks mõtlema seega, et mitmendal korruselt elate ja kas teil on majas lift. Kui teil majas lifti ei ole, siis tasuks mõelda natuke selle peale, et kuidas on lihtsam ja kergem teil sealt 5. korruselt vankriga alla tulla. See on ilmselt päris suur, et seda iga päev tassida. Jah, et pigem on see, et seda nüüd ei saa kogu aeg tassida. Tal on küll jah see, et te saate ta siit pealt korvi ära võtta ja selle korviga siis koos tuppa minna. Ja et ma räätan, kui rattad on võimalik kuhugi jätta. Aga ilmselt oleks võtta siiski praktilisem mingi väiksem käru. Jah, väiksem näiteks siin kõrval olev see pisikene, see nüüd mahub ilusti lifti. Ja kui teil on lift, samamoodi esimesed rattad kinni lahti ja sellega on väga hea mugav. Kui elad eramajas, siis see ei ole sellist kriteeriumit. Siis on ainult siis, mis sulle sobib. Ja ilmselt, kui palju sa tahad seda kaasas kanda, et kui sa autosse tahad panna, et siiski väiksem oleks mugavam. Kompaktsem. Et need on nüüd tüübid, kus ütleme pisike beebi kohe sisse läheb, aga ütleme tulevad suvised hooajad. Siis on vist isegi veel väiksemaid variante. Siis on veel väiksemaid variante ja et oleks lihtne teda panna kokku. Lähete, panete autosse, lähete välja sõidule. Kuigi beebide varustust on lõputult ja ka kärude valik on väga suur, tasuks siiski praktiliselt läbi mõelda, mida on vaja ja mida võib-olla just mitte nii väga. Beebi kasvab siiski kiiresti ja jõuagi võib-olla kõiki neid asju kanda ja kasutada. Kuigi nüüd võib tunduda, et neid vajaminevaid asju on nii palju, et kes see neid kõiki osta jaksab, tahan siiski öelda, et kõige tähtsam nendele väikestele lastele on meie armastus. Esimene puudutus, esimene naeratus, esimene kohtumine. Läheb aega, enne kui te päriselt tuttavaks saate. Kel vajab ta kõige enam just sind. Armastav ja hell, kindel ja soe. Esimesed 100 päeva selles maailmas hagis newborni abiga. Et tal ja sul algas kõik armastusest.